Riigikogu erikomisjonis arutati täna uut poliitreklaami määrust. Küsimusi on endiselt rohkem kui vastuseid, kuid selleaastased valimised tõotavad tulla uutmoodi. Põhimõtteliselt me võime olla olukorras, kus vahetult enne kohalikke valimisi üleüldse igasugune poliitiline reklaam kaob ära, kuna täna keegi täpselt ei saa aru, kuidas seda tõlgendada. Ja samal ajal võib tekkida olukord, et näiteks kohalikele meediamajadele määratakse hiigelsuured trahvid, näiteks, mis võivad ulatuda 20 miljonini. Kovalenko-Kõlvart on mures, et hirmu ees hiiglaslike trahvide pärast võib reklaam seetõttu liikuda hoopis sotsiaalmeediasse. See aga tähendab, et ka raha liigub välismaistele meediaettevõtetele. Samuti võib tulla ette olukordi, kus kohalik meediamaja ise trahvihirmus reklaamist loobub. Isegi mitte üksnes meediamajad, vaid ka suured platvormid on andnud teada, et neil on väga raske kohanduda kõiki neid reeglid järgida, sellepärast, et need ei võta arvesse digitaalse reklaami omapära. No näiteks kas või seda, kuidas Google müüb oma reklaami või kuidas Google'i reklaami kuvatakse näiteks Postimehe või Delfi kodulehekülje, et seal nagu saavutada kontrolli kogu nende läbipaistvusnõuete on väga keeruline. Siin on seadusandja ka otsustada, kui palju me saame kitsamalt, et me ei sõltuks nii palju Euroopa Liidu määrusest seda üle võtta, et me tegelikult ei satuks olukorda, kus meil tõesti kohalikud meediamajad satuvad ebavõrdsesse olukorda, kus nemad peavad loobuma igasugusest reklaamist, debattidest, kartes saada trahvi, aga samal ajal kogu raha näiteks liigub sotsiaalmeedia võrgustikesse, kus siis hakatakse näiteks TikTokis tellima reklaami, Metas. Poliitreklaami määruse eesmärk on küll suurem läbipaistvus, kuid määratleda on keeruline, mis täpselt on poliitreklaam. Erikomisjonis arutati, et kui Riigikogu liige Stig Rästa peaks näiteks valimistel kandideerima, aga samal ajal oma teise tööga ehk muusikuna esinema, kas see siis läheb poliitreklaami alla ja peaks samuti olema vastavalt märgistatud? Küsimusi on poliitikutel palju. Ma olen natukene üllatunud, et see sama määrus on ju siin majas olnud alates 21. aastast ja ta on ELAK-is arutatud, seda on võimalik olnud siis Eesti riigil mõjutada vasakule ja paremale. Nüüd me oleme seal kohas, kus tegelikult rohkem kui aasta tagasi see siis jõustus. Rakendamiseni on jäänud vähem kui 6 kuud ja kuidagi tundub, et see on üllatus, et selline asi on jõustunud. Uus määrus rakendub 9 päeva enne meie kohalike omavalitsuste valimisi. See tähendab, et aega kohanduda on vähe. Justiitsministeerium soovib paluda Euroopa Liidust erisust, et Eestis hakkaks määrus kehtima peale valimisi. Määrus ei sea vastutust üksnes meediale, vaid ta tegelikult seab vastutuse nii neile, kes oma sõnumeid poliitilise kampaania käigus edastavad, kui ka need, kes aitavad neid sõnumeid edasi anda, ehk kes neid reklaame avaldavad. See juriidiline risk on pea kohal ja see risk ei ole sugugi väike, mistõttu see sunnib nii meediaettevõtted kui ka platvorme ja mitte üksnes Eestis, vaid tegelikult kogu Euroopa Liidus kaaluma, kas see mäng väärib küünlaid. Oviir leiab, et nüüd on juba hilja reageerida. On meil võimalus rääkida läbi teiste liikmesriikidega sel hetkel, kui see määrus oli alles vastuvõtmise etapis, leida seal endaga kaasamõtlejaid ja proovida reguleerida seda siis teisel viisil, et praegusel hetkel oli 2 riiki, kes jäid erapooletuks, 1 riik, kes oli vastu, meie olime siis erapooletu ja see on jõus asi täpselt sellisena, nagu ta on, et ma ütleksin, et nüüd on juba hilja, nüüd tuleb leppida tagajärgedega. Lõplikud nõuded selguvad juulikuu alguses, kui Euroopa Liit avaldab täpsed juhised poliitreklaami määruse teemal.